Tere tulemast tagasi Mõtlemaatika kanalile. Olen lõpuks tagasi postitamas ja ärge muretsege, uut sisu on tulemas kuhjaga. Täna võtame ette 2025. aasta põhikooli matemaatikaeksami ja lahendame selle algusest lõpuni koos mõlema valikülesandega. Ma teen iga ülesande samm-sammult läbi ja seletan kõrvale nii, et kõik oleks arusaadav. Ka mina olen seda rada kord käinud ning tahan anda teile parimad võimalused eksamil hea tulemuse saavutamiseks. Aga aitab jutust, alustame esimese ülesandega. Loen ka teile teksti ette. Klassis on 25 õpilast. Kõik õpilased sooritasid matemaatikatesti, mille eest oli võimalik saada maksimaalselt 10 punkti. Õpilaste testi tulemused olid järgmised. Siin on pikk punkti teada, mida me ette ei hakka lugema, aga saate kujutluspildi kätte. Ning ka esimene punkt. Koosta andmete põhjal testi tulemuste sagedustabel. Et teha sagedustabel, oleks meil tark panna näiteks need punktid kasvavasse järjekorda, et oleks kergem see moodustada. Kui me loeme nüüd kokku, saame, et 4 on 1, 5 3, 6 8, 7 4, 8 2, 9 4 ning 10 3. Ja see ongi meie sagedustabel. Liikudes teise punkti juurde, tuleb arvutada välja tulemuste aritmeetiline keskmine. Kes ei mäleta, mis aritmeetiline keskmine oli, see on kõikidest punktidest võetud keskmine ja selle leidmiseks tuleb kõik arvud liita ning seejärel jagada nende hulgaga. Liidame kõik punktid kokku ning saame 177. Õpilasi oli kokku 25, seega jagame nende hulgaga ja saame vastuseks täpselt 7,08. See on teise punkti vastus. Kolmas punkt. Milline testi tulemus esines kõige sagedamini ning kui suur osa klassiõpilastest sai selle tulemuse? Et leida see tulemus, ei ole meil isegi vaja ühtegi tehet teha, vaid vaadata sagedustabelit, kus siis kõige rohkem oli 6 punkti saajaid ning neid esines 8 õpilasel. Selle sai 8 õpilast 25 ning seda murdu rohkem taandada ei saagi. Ja viimane punkt. Arvuta tõenäosus, et juhuslikult valitud õpilaste testi tulemus oli suurem kui 7 punkti. Testi tulemus peab olema suurem kui 7, seega 8, 9 või 10. Soodsad võimalused on need, palju neid punkte esines ning saame 9. Tõenäosus seega ongi 9, 25 ehk 0,36. Lõppvastus ülesandel on, et sagedustabel on andmete põhjal tehtud. Aritmeetiline keskmine on 7,08 punkti. Kõige sagedamini esines 6 punkti, selle sai 8 25 õpilastest. Ning tõenäosus on 9 25 ehk 0,36. Teine ülesanne. Tuleb ära lihtsustada selline avaldis. Kõige kergem oleks siin lihtsustada sulgsulu haaval, et olla kindel, et me ühtegi viga ei teeks. X-2 ruudus saame välja kirjutada ruudu valemina ehk X ruudus -4X + 4. Järgmisena saame sulgude ees oleva X-i korrutada sulgudes olevaga. Vastuseks tuleb X ruudus -4X. Alles on jäänud veel murd, kus nimetajas saame kirjutada sulu välja ruudu valemina ning lugejas tuua sulgude ette 3. Maha saame tõmmata X + 3 sulud ning 6 ja 3 jääb alles 2 nimetajasse ja tegelt murd üldse kaob ära. Korrutame ka sulud lahti ning saame 2x - 6. Paneme kõik tagasi tehtesse ja ei tohi ära unustada seda miinusmärki keskmise liikme ees, mis muudab teisi märke. X-ruudud saab maha tõmmata, -4x ja 4x samuti kaob ja alles jääb 2x - 2. Seega see ongi vastus. Ning lõppvastus on, et lihtsustatud avaldis on 2x - 2 või 2 korda sulgudes x - 1. Kolmas ülesanne. Võrdhaarse kolmnurga alus on 12 cm ja haar 10 cm. Punkt 1. Täienda joonist alusele tõmmatud kõrgusega ja arvuta selle kõrguse pikkus. Lisame antud väärtused joonisele, et saaksime parema kujutluspildi sellest, mida tuleb leida. Kuna tegemist on võrdhaardse kolmnurgaga,
on mõlemad haarad sama pikad, seega poolitab kõrgus alust täpselt keskelt ja teeb mõlemalt poolt 6 cm. Näha on täisnurksed kolmnurka, mis lubab meil kasutada Pythagorase teoreemi. Eraldame siit kõrguse ning pärast võtame ka terve tehte ruutjuure alla, et leida puhas kõrgus. Vastuseks saame täpselt 8 cm. Teine punkt. Arvuta kolmnurga pindala. Kuna leidsime kõrguse, saame pindala leida korrutades selle alusega ning jagades 2. Vastuseks saame 48 ruutcentimeetrit. Kolmas punkt. Täienda joonist haarale tõmmatud kõrgusega ja arvuta selle kõrguse pikkus. Haara kõrguse lõik peaks selline välja nägema. Kõige kergem oleks kasutada täpselt sama pindala valemit, et leida kõrgus. Selleks võtame haara meie aluseks, pindala väärtust me juba teame ja otsitavaks ongi siis kõrgus. Kasutades ristkorrutist, alguses eraldame 10 korda kõrgus ning seejärel jagame terve rea 10. Vastuseks saame 9,6 cm. Neljas punkt. Mitme protsendi võrra on kolmnurga alus pikem haarast? Selleks leiame, kui suur on nende vahe, lahutades alusest haara pikkuse ning jagades haara pikkusega ja korrutades 100%, sest otsime just protsenti. Alles jääb 20 ning see on 20%. Ma käin korraga sammuhaaval läbi selle, et saaksid paremini aru. Me leidsime aluse ja haara erinevuse, mis on 2 cm. Ja 2 cm tervikust ehk 10 teeb 20%, seega ongi see vastus. Lõppvastus järelikult on, et alusele tõmmatud kõrgus on 8 cm, kolmnurga pindala on 48 ruutcentimeetrit ja haarale tõmmatud kõrgus on 9,6 cm ning kolmnurga alus on haarast pikem 20% võrra. Neljas ülesanne. On antud ruutfunktsioon y võrdub 0,5x ruudus miinus 2x miinus 6 ja lineaarfunktsioon y võrdumas x miinus 6. Punkt 1. Arvuta ruutfunktsiooni 0 kohad. Selleks paneme ruutfunktsiooni võrduma 0-ga ning võtame ette ruutfunktsiooni lahendi valemi. Ruutjuure alt tuleb välja 4 ning lugejasse jääb 1. Seega x-id tulevad 6 ja miinus 2. Teine punkt. Arvuta ruutfunktsiooni graafiku haripunkti koordinaadid. Olles leidnud 0 kohad, on meil 2 varianti haripunkti leidmiseks. Üks viis on liites 0 kohad kokku ning jagades 2, ehk leides nende keskmise ja selleks saame 2. Saame ka kasutada tavalist haripunkti x valemit, milleks on miinus b jagatud 2a-ga. Lisades arvud valemisse saame samuti 2. Võttes x2 ja pannes selle ruutfunktsiooni, saame yx miinus 8. Seega haripunkti koordinaadid on 2 ja miinus 8. Kolmas punkt. Leia lineaarfunktsiooni graafiku ja x-telja lõikepunkti koordinaadid. X-telg lõikab siis, kui y-väärtus on 0. Seega paneme lineaarfunktsiooni võrduma 0-ga ning eraldame sealt x-i, milleks saame 6. Seega lõikepunkti koordinaadid on 6 ja 0. Neljas punkt. Kasutades arvutatud tulemusi, joonesta lisatud koordinaatteljestiku antud funktsioonide graafikud. Vajadusel arvuta lisaks veel mõne punkti koordinaadid. Leiame ka teise punkti sirgele, pannes näiteks x-i väärtuseks 0. Y-x saame 6 ning teine punkt asuks 0 ja 6. Lisame algul parabooli, kasutades selle 0 kohti ja haripunkti. Sirge aga tuleb selline. Lõppvastus on, et 0 kohad on miinus 2 ja 6. Haripunkt on 2 ja 8, graafiku ja x-telja lõikepunkt on 6 ja 0 ning funktsiooni graafik on joonestatud. 5. ülesanne. Kui esimest arvu vähendada 15 võrra ja teist arvu vähendada 5 korda, siis on saadud arvude summa 16. Kui esialgset esimest arvu suurendada 4 võrra ja esialgset teist arvu suurendada 2 korda, siis on saadud esimene arv 20 võrra väiksem kui saadud teine arv. Leia esialgsed arvud. Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.
Olgu esimene arv x ja teine arv y. Uued arvud järelikult oleks x miinus 15, sest seda vähendati selle võrra, ning y jagatud 5-ga, sest seda vähendati 5 korda. Võrrand oleks x miinus 15 pluss y jagatud 5-ga võrdumas 16-ga. Teise võrrandi uued arvud oleksid x pluss 4 ning 2y ja võrrand näeks välja selline. Paneme võrrandid üksteise alla ning tekib võrrandisüsteem ja et oleks kergem eraldada siit x ja y väärtuseid, korrutame esimest rida 5-ga. Teisel võrrandil viime lihtsalt 2 y-t vasakule poole ja 4 paremale. Järgmisena on palju valikuid, kuidas seda lahendada, aga kasutame täna näiteks asendusvõtet eraldades ülevalt y. Paneme y väärtuse alumisse võrrandisse ning korrutame sulud lahti ja viime kõik vasakule poole. X-i väärtuseks saame 26. Võttes selle sama 26 ja pannes selle y võrrandisse, saame vastuseks 25. Seega x-i väärtus on 26 ja y 25. Lõppvastus ülesandel on, et esialgsed arvud on 26 ja 25. Nüüdseks oleme jõudnud valikuülesannete juurde. Teie muidugi peate valima ainult ühe, aga selle video jaoks lahendame mõlemad läbi. Ülesanne 6, punkt 1. Jalgrattatreening tunnis sõitis Jaan 20 minutit kiirusega 36 kilomeetrit tunnis. Mitu kilomeetrit Jaan selle ajaga läbis? Kuna aja põhiühik on tund, teeme 20 minutit tundideks, teades, et tunnis on 60 minutit ning taandades saame 1/3 tundi. Kiiruse valemist eraldades teepikkuse tuleb kiirus korrutada ajaga ning saame selleks 12 kilomeetrit. Teine punkt. Juhan jooksis maastikkumaratonil 42 kilomeetrit ajaga 4 tundi ja 40 minutit. Leia Juhani jooksukiirus. Teeme samuti selle otse tundideks, pannes 40 murdu ning taandades saame 2/3. Et teha lahendamist veelgi lihtsamaks, viime 4 tagasi murru nimetajasse ja saame 14/3 tundi. Kiiruse leidmiseks tuleb teepikkus jagada ajaga ning saame vastuseks täpselt 9 kilomeetrit tunnis. Kolmas punkt. Tiinale anti lahendamiseks alljärgnev ülesanne. Linnade A ja B vaheline kaugus on 327 kilomeetrit. Auto sõitis linnast A linna B. Esimesel teeosal oli autokiirus 8 kilomeetrit tunnis võrra suurem kui teisel teeosal. Auto sõitis suurema kiirusega 1,5 tundi ja väiksema kiirusega 2 tundi 15 minutit. Arvuta autokiirus esimesel teeosal. Tiina lahendas selle ülesande ja sai tulemuseks, et autokiirus esimesel teeosal oli 92 kilomeetrit tunnis. Selgita, kas Tiina leitud kiirus on õige. Põhjenda oma vastust. Leiame algselt esimese teeosa pikkuse, oletades, et kiirus oli tõepoolest 92 kilomeetrit tunnis. Aega läks tal 1,5 tundi. Korrutame need kokku ja saame vastuseks 138 kilomeetrit. Teisel teeosal oli ta kiirus 8 kilomeetrit tunnis võrra vähem ehk 84 kilomeetrit tunnis. Aja murru taandame ning saame 2,25 tundi. Korrutame väärtused kokku ning saame 189 kilomeetrit. Liites mõlemad teepikkused saame selleks 327 kilomeetrit, mis on õige. Seega lõppvastus on, et Jaan läbis 12 kilomeetrit ning Juhani kiirus oli 9 kilomeetrit tunnis ning jah, Tiina leitud kiirus oli õige. Viimane ehk 7. ülesanne. Firma valmistab mesilasvahast küünlaid. Küünal on korrapärase nelinurkse püramiidi kujuline. Püramiidi põhja ümbermõõt on 60 centimeetrit. Püramiidi põhitahu ja külgtahu vaheline nurk on 60 kraadi. Esimene punkt. Arvuta küünla ruumala. Teades põhja ümbermõõtu ja seda, et tegemist on ruuduga, saame jagada selle 4-ga ning saame aluse pikkuse, milleks on 15 centimeetrit. Et leida ruumala, on meil vaja veel põhjapindala ja kõrgust.
Pindala leidmiseks võtame aluse ruutu ning saame vastuseks 225 ruutsentimeetrit. Järgmisena teeme aluse pooleks ja saame 7,5 sentimeetrit. Meil on nüüd olemas nurk ja lähiskaatet, mida saame kasutada vastaskaateti ehk kõrguse leidmiseks. Selleks võtame tangensi ning eraldame kõrguse. Vastuseks saame ligikaudu 13 sentimeetrit. Saanud kõik vajalikud väärtused, korrutame ja saame ruumalaks ligikaudu 975 kuupsentimeetrit. Teine punkt. Kui palju kaalub küünal, kui on teada, et üks kuupsentimeetrit mesilasvaha kaalub 0,96 grammi. Võtame ruumala, mis on juba kuupsentimeetrites ja korrutame selle 0,96 grammiga. Vastuseks saame 936 grammi. Kolmas ja viimane punkt. Milline on suurim küünalde arv, mida saaks valmistada 1 tonnist mesilasvahast? Teame, et 1 tonn on täpselt 1000 kilogrammi. 936 grammi teeb 0,936 kilogrammi. Et leida suurim küünalde arv, jagame 1000 0,936-ga ja saame ligikaudselt 1068 küünalt. Lõppvastus on, et küünla ruumala on 975 kuupsentimeetrit, küünal kaalub 936 grammi ja suurim valmistavate küünalte arv on 1068. Ja olemegi jõudnud lõppu selle eksamiga. Ma loodan, et kõik oli arusaadav ja seletused piisavad, aga kui jäid millegis ikka veel kõhklema, siis anna sellest kommentides teada ja proovin sind lähimal võimalusel abistada. Kui soovid veel selliseid videoid näha, siis vaata üle mu põhikooli eksamilahenduste video playlist, kus on eksameid alates aastast 2015. Seega soovin teile häid tulemusi eksamitel, kindlasti likeige seda videot ja tellige kanalit, kui sellest oli abi ning kohtume taas juba järgmises videos.